Tervist, head televaatajad! Saade Ruudulipp alustab oma järjekordset hooaega ning aastal 2011 oleme taas kohal päris mitmel Eesti võistlusel ja kajastame kodust mootorisporti ja mitte ainult. Kindlasti vaatame ka seda, kuidas läheb meie sõitjatel välismaa sarjades, sest sel aastal on Eesti mootorisportlasi erinevates tippsarjades sõitmas ikka väga-väga palju. Hooaja esimene saade viib meid aga 2 päevaks Koseristi krossirajale, kus sõideti Tridents Eesti motokrossi meistrivõistluste avaetapp ja osavõtt oli väga korralik, pea 250 krossimeest oli siis esimesel etapil stardis. Lisaks käime ära ka Riias, kus sõideti Eesti autoringraja meistrivõistluste esimene etapp. Head vaatamist! Esimesel päeval tulid Kosel starti Hartwall Jaffa 50 ning Hartwall Jaffa 85 kuupsentimeetrid MX1, MX2 ja seeniorite klassid. Enne aga kui läheme ja vaatame, kuidas sõidud kulgesid ja kes poodiumi kõrgemale astmele ronisid, tutvustab Toomas Triisa, kes ise vigastuse tõttu kõrvale jäi, meile Kose rada. Kose rada on ainult üks Eesti toppi kuuluvatest radadest, et ta on omapärane see just oma pinnase poole pealt ja selle reljeefi poolt, et kohe stardi kõrval on selline, kuidas öelda siis, ei saa öelda, et need on päris kaameliküüru taga on niisugune küürude sektor, kus siis kiiremad sõitjad kindlasti hakkavad hüppama siit kaks küngas korraga ja aeglasemad siis sõidavad need läbi ükshaaval, et see saab olema kindlasti üks niisugune võtmekoht. Samuti siin on niisuguseid erinevaid nagu rajavaliku võimalusega kohti, kus sa saad sõita nii sees kui väljast, et see on ka oleneb nagu väga palju situatsioonist ja sellest, kuidas see rada nüüd siin võistluste käigus muutub, et kus ta kiirem on, ja kes paremini leiab selle õige soone, et kus on kiirem sõita. Tänases saates on meil hea võimalus tutvustada ka meie sõitjaid, kes juba hooaega piiri taga alustanud. Lisaks Tanel Leokile on tänavu MM- ja EM-sarjades sõitmas mitmeid sportlasi ja neid jagus Kosel päris mitmesse klassi. Alustame MX1 klassiga. Valitsev meister Lauri Lehtla oli ühena paljudest kohal. Tänavu on tal AKR KTM Racing meeskonnaga põhiline tähelepanu siiski MX3 klassi MM-sarjal, kus 2 etappi juba selja taga. Kokkuvõttes on ta seal hetkel 10. sama tiimi all sõitel just Laanso 8. ning Heido Havam 27. Rahul kindlasti ei ole, et hooaja alguses eesmärgid olid seatud päris kõrgele, et rajad ja asjad ei ole veel nagu klappinud, kuigi see ei ole nagu vabandus, aga teeme tööd selle nimel, et olla veel kiirem. Peale hooaega supermotos oli krossirajal taas tagasi Ranna Ruusna, kellel oli enne starte päris palju tegemist tsikliga. Ruusna jaoks sai aga avasõite kehva pöörde, kui ta stardikurvis kukkus ja langes üsna tahaotsa. Probleemid olid ka Lehtlal, kes sõidu liidri kohal olles tõrkuva tsikli ja seeläbi langeva tempoga hädas oli. Sõitumees ei lõpetanud ja lükkas hoopiski tsikli raja äärde. Indrek Mägi, kes sellel aastal siis juba Kawasaki sadulas sõitis esmalt 2. kohal, kuid tõusis siis Lehtlast mööda liidri kohale, kus ta sõiduga lõpetas, teenides esimesest sõidust maksimumpunktid. Ma olen rahul, et valisin niisuguse taktika, et lähen stardisse on hästi minema ja proovin oma sõidu sõita, sest et sõidutunde seast on päris vähe. Et suudaks nagu lõpuni sõita, aga alguses Lauri sai ette, siis sain talle tuld ja vaatasin, et toog oli mulle vastu võtta ja sõitsin ta järgi. Vahepeal tulin isegi järgi, aga ma ei tea, mis tal juhtus. Ja siis ma sain mööda ja mul just kui polnud enam seal kedagi, siis ma sõitsin kindla peale lõpuni. Et teine sõit kindlasti Laurile taaskord hea duell anda. Teisele kohale sõitis enda Ardo Kaurit. Vigastuse välja ravinud Kauritit saame ilmselt näha või erinevatel tiitlivõistlustel, kuid Kosel saadud avasõidu teine koht oli mehe enda sõnul väikene ime. Esimesel ringil Heido Havam kukkus täpselt minu ees ja ma sain napilt mööda, aga järelikult vist käigukangiga läksin pihta ja käigukang pandis ära niimoodi, et sellest hetkest peale mul polnud ainult, ma ei saanud ühte käiku vahetada, 4. käik oli sees ja sellega pidin sõitma. Alguses ma ehmatasin päris ära, aga õnneks mootor jõudis vedada alt küll, et sai mõnuga rahulikult lasta, et ei võtnud tegelikult üldse väsinud äragi, et uskumatult mõni hästi konkurentsi sai tegelikult. 3. koht sõidus Jüri Triisale ja 4. sõitis end lõpuks Ranna Ruusna, kes küll vahepeal hakkas Triisale ka lähemale jõudma, kuid tagaajamisega kulutatud jõud maksis end lõpuks kätte. Teiseks stardiks oli Lehtla oma probleemid unustanud ja üritas võtta seda, mis avasõidus saamata jäi. See õnnestus tal ideaalselt. Mägi püsis küll alguses liidri kohal, kuid Lehtla pääses tast mööda ning hoidis liidri kohta terve sõidu vältel. Avasõidu võitja Indrek Mägi jõudis Lehtlale küll lõpuks taas järgi, kuid möödumine enam kõne alla ei tulnud ja nii võitis teise sõidu Lehtla.
nägin kogu aeg, et mul isa kogu aeg näitas mulle, kui kaugel Indrek on. Et esimestel ringidel ei saanud stardis kõige paremini minema. Pingutasin alguses 3-4 ringi nagu kõva tempoga, et siis vaatasin, et kedagi enam taga ei olnud, et rada on tolmune, kivine, ohtlik, et peaasi ise terve olen, et sõitin rahulikult. Teisele kohale sõitis end siis Indrek Mägi, kellele sellest piisas rohkem kui veel, et tulla MX1 klassi esimeseks tänavuseks etapivõitjaks. Minu jaoks tähendab väga palju, kuna 2 eelmist hooaega on täiesti luhta läinud selle tõttu, et mootori ja kõik probleemid tehnikaga. Ja et Kawasakiga alustasime nüüd sõitu ja mulle tsikkel väga meeldib. Ja aitäh Tiit Kuusele, kes meile andis head võimalused. Aga sõidus siis nii palju, et algus, kuna sõitnud olen nii vähe, et täna nüüd vist tuli kokku 18 tundi üldse olen mootorrattaga sõitnud. Et eks see annab tunda natuke ja käsi läheb täis alguses, aga kui nagu tagasi tõmbab, siis läheb heaks, siis saab juba hooga sõitma hakata. Aga mul oligi siuke plaan, et stardist minema ja oma hooga kogu aeg. Sest et hooaeg on veel noor ja eks tibusid loetakse hooaja lõpus. Minu jaoks on see ju väga hea 47 punkti ja etapivõit, et see on väga suur asi minu jaoks. 2 sõidu kokkuvõttes kuulus etapi teine koht Jüri Triisale, kes oli teises sõidus taas 3. ja kuna Ardo Kaurit kukkus ja oli sõidus alles 5. Uusna järel, oli Triisa päralt poodiumi teine koht. Võib rahule jääda, et stardid väga hästi ei läinud. Et sõiduga sain sinna ettepoole ja talvine füüsilise trein on väga hästi mõjunud, et jõudsin lõpuni just sõitu. Et väga rahul olen. Mägi siis kokkuvõttes etapivõitja, Triisa teine ja 3. etapi kokkuvõttes Ardo Kaurit. MX2 klassis oli teiste hulgas stardipuu taga tänavu Redmoto tiimiga Euroopa meistrivõistlustel osalev Priit Rätsep, kellele hooaja avaetapp Hollandis Valkenswaardis valmistas pettumuse. Hooaja eelnevalt ma ootasin natuke rohkem esimesest etapist, aga seal oli väheke probleeme nagu püsti seismisega, ma kukkusin jube palju ja siis sealt võistlust, see esimene etapp, mis oli, ikka oli suhteliselt ebaõnnestumine. Aga praegult ma üritan mõne asja kallal tööd teha ja siis meil on juba 4.–5. juuni on järgmine etapp, siis seal on kindlasti endast uuesti parima. Sõidu alguses sai kohe selgeks, et esikoha nimel võitlevadki Rätsep ning mõnevõrra üllatuslikult MX2 klassis sõitev Juss Laanso. Tõsi, stardis oli väga terav pärast vigastuspausi rajal olev Eedik Kuusk, kuid Laanso ja Rätsep libisesid tasapisi eest ning teistel nende tempo osas sõna sekka polnud öelda. Nii võttiski Laanso sõiduvõidu Priit Rätsepa ees, 3. oli Kristjan Rätsep. Kuusk tegi veel tugeva lõpu ja jättis selle taha Andre Parki ja oli 4. Laanso ise oli sõiduga rahul, öeldes, et MX2 klassi konkurents on väga hea. Priit Rätsep aga tunnistas, et oli pisut liiga kaua Eedik Kuuse taga kinni ja ei saanud seda viisi head konkurentsi pakkuda. Alguses oli siuke tunne, et tuleb päris hästi välja, aga ma ei tea, väsisin kuidagi juba kiiresti ära, mul läks käed kõrnalt täis. Et praegu sellest ma arvan, et nii kõvasti peab pingutama, vaata, et just pani ikkagi alguses päris hea hoo peale. Et ma ei saanud Vasin teitsis ka kohe mööda. Teises sõidus asus liidriks Rätsep, püüdes heastada avasõidu kaotust, kuid peale veerandtunnist sõitu oli Laanso kohal, ootas ära oma hetke, kui konkurent tegi vea ja tõusis liidriks. Laansot enam püüda ei õnnestunud ja nii talle teine sõiduvõit ja sellega ka kindel etapivõit MX2 klassis. Peale sõitu rääkisingi, et vaata, ma olen juba sellises heas, et ilus oleks noori aidata, noori tugevad poissi, kes tulevad peale kiired, siuksed energilised vennad nagu Priit on. Et selles suhtes jah, et rada oli siuke üks soon ja tolmune ja kivine ja libe, et sõitsin taga ja ega seal selles suhtes, et ei suutnud mööda tõdumispaika leida. Et seal ikka ootasin oma hetke, et selles suhtes, et ja nii ta läks. 3. oli taas Kristjan Rätsep ja kokkuvõttes haarasid poodiumi 2 madalamat kohta Laanso järel Rätsepad, Priit teine, Kristjan 3. Hartwall Jahva 85 kuupsentimeetrit klassis oli omaette klassist mees Karel Kutsar, kelle hooga ei suutnud keegi kaasa minna. Kutsar võitis üsna veenvalt mõlemad sõidud. Esimeses sõidus püsis aga põnevus kuni viimaste ringideni 2. ja 3. kohale peetud heitluses. Teine koht kuulus lõpuks Hendrik Talvikule ja 3. oli Karl Robert Reinike. Märkimisväärne on see, et enne viimasele ringile minekut oli see duo veel Kim Savaste selja taga, kuid sõidu lõppudes pidi Savaste tõdema, et oli langenud 4. Teises sõidus lõpetasid Kutsari järel Reinike ning Läti krossipoiss Kristers Trevinskis.
Kokkuvõttes etapivõit Hartwall Jaffa 85 kuupsentimeetrit klassis Kutsarile, Reinikese ja Trevinski sees. Seeniorite klassis tegi kaasa teiste hulgas Valdur Kahro, kes tänavu veteranide maailmakarikasarjas sõidab. Avaetapp Valkensvaardis sujus tal hästi, tasuks 5. koht. Kosel näitas mees, et see tulemus ei tule tühja koha pealt. Tema edu oli mäekõrgune, edestades teisi kiiremal ringil, näiteks 5 sekundiga. Avasõidu teine koht kuulus Reijo Engmanile ja 3. Tõnu Lillele. Teine sõit taas sama lugu. Kahro pani ees minema, Engman taas teine, kuid siin suutis lätlane Juris Kobgers 3 sekundiga edestada Tõnu Lille. Kõige pisemate krossipoiste klassis Hartwall Jaffa 50 oli muudetud ka pisut rada, nemad ei sõitnud niinimetatud küürude sektsiooni. Avasõidus sai parima lähte Allar Pent, kes sõituga algusest lõpuni juhtis. Tõsi, finišijoonel oli esikolmik väga tihedalt koos, teiseks tulnud Marcel Peldes Red Motost kaotas Pentile 1,1 ning pärast kehva starti ennast 3. sõitnud Kose automotoklubi enda võistleja Kairo Katkosilt 1,6 sekundit. Katkosilt tegi teises sõidus ära selle, mis esimeses kodupubliku ees tegemata jäi, võttis väga kindla võidu. Pent teine ja 3. sõitis ennast Jörgen Mattias Talviku. Esimene sõit läks küll parem, aga ei ole halb. Et teises sõidus ei jõudnud enam nii kiiresti sõita. Kairo läks eest ära, aga ikkagi etapivõit tuli ära. Jah, et hästi läks. Hartwall Jaffa 50 kuupsentimeetrite etapivõit läks siis Allar Pentile, teine Kairo Katkosilt ja 3. Marcel Peldes. Teeme nüüd saatesse väikese pausi ja oleme tagasi juba hetke pärast Tridents Eesti motokrossi meistrivõistluste teise päeva sündmustega. Tridents Eesti motokrossi meistrivõistluste avaetapi teisel päeval Koselisti krossirajal olid võistlustules klassid Hartwall Jaffa 65 kuupsentimeetrit, MX Junior, MX Open, külgvankrid ja quadid. Mis siin ikka pikalt seletada, vaatame kohe üle, mis sellel päeval täpsemalt juhtus. Esmalt siis klass MX Open, mis peale aastast pausi taas meistrivõistluste kavas on. Osalevad siin siis nii MX1 kui MX2 klassi ratastega sõitvad sportlased ja sisuliselt saab selle klassi Eesti meister hooaja lõpus kuulutada, et tema ongi koduse motokrossi kõige vingem vend. Kõrgemaid kohti jagasid eelmisel päeval MX2 klassis sõitnud just Laanso ja Priit Rätsep. Laanso oli sel korral stardis suurema MX1 klassi rattaga. Ebaõnne kursil jätkas Lauri Lehtla, kes avasõidus esimesel ringil konkurentidega kokku põrkas ja hukkus. Kahjuks sai viga ka tsikli süda ehk mootor ja sõit jäi pooleli. Parima stardi sai Priit Rätsep, keda asus taas jälitama Laanso ja varsti vahetasid mehed kohad. Laanso sõitis vahe sisse ning nii oli mõlemal mehel oma koht paigas. Põnevaks läks aga heitluses 3. koha peale. Ranna Ruusna pidi hakkama selja taha vaatama, sest Jüri Triisa lähenes korraliku hooga ja suutis ka Uusnast mööduda. Kuid asjad nii ei jäänud. Uusna leidis veel lisajõudu ning viimase ringi lõpuosas möödus ta Triisast